tagasisidet ei saanud, et ma oskaks öelda, et kas nad nüüd on näinud, et ma arvan, et kõik on teadlikud enam levinud abivahenditest, aga väike valik oli mul täna kaasas ja väga asjakohaseid küsimusi sain kuulajatelt. Milleks läheb üldse abivahenditega sagedamini vaja? On see liikumine, kodus hakkama saamine? Abivahend võib olla jah, igasugune eseseade, mis aitab igapäevatoimingutega hakkama saada ja kõik meie tegevused on põhiliselt seotud liikumisega. Täna mul oli ka näidata jalutuskeppi ja rulaatorit, rääkisime ratastoolidest, aga samas on hästi palju olme abivahendeid, mis aitavad meid igapäevaselt. On kõik riietumise, söömise abivahendid. Ja oli kohe niisugune abivahend, mis aitab sokki jalga saada. Just. Seda näitasime ja katsusime, vaatasime, mis see siis on ja tegelikult kujult võib näha välja selline naljakas, aga tegelikult on väga praktiline ja väga vajalik abivahend, kui on selline ettepainutamine valulik ja raskendatud, siis see hõlbustab kindlasti. Ja samuti ka puusaoperatsioonid, mille tagajärjel inimene kohe üles ei saa. Jah, et kui üldse selline liikumine, püsti tõusmine ja just need puusaproteesijärgsed patsiendid, siis nemad muidu iseseisvalt seda sokki ei saakski jalga, aga sellise abivahendiga õnnestub see kindlasti. Jah, ma tean, et abivahendi saamisel on mitmeid soodustusi ja millest see algab, see taotlemine, kas ikka perearsti juurde minekust? Et seda abivahendi vajadust võib märgata keegi pereringis, keegi lähedastest ja ka kuna kõik abivahendid, mida nüüd saab riigi soodustusega, vajaksid siis veel tõendit, arstitõendit, siis ikka esmane käik oleks oma perearsti juurde. Tema on kõige tuttavam inimese tervisliku seisundiga ja tema näeb seda vajadust. Et siis läbi vestluse ja selgitab välja, millised tegevused on raskendatud ja millist abivahendit on tarvis ja väljastab selle kohase tõendi. Ja kas ta annab selle siis paberikandjal või saadab digitaalselt allkirjastatud kliendile, patsiendile, et see on nüüd erinev perearstikeskuste vahel kuidagi. Ja ikka tõendiga. Aitäh ja siis Margit Mäll ja